7. peatükk. Jumalast sündinud. Sest Jumal arvas heaks kõik täiuse lasta elada temas. Kolossa 1:19. Kui Jumal mitu korda ja mitmel kombel vanemaile oli rääkinud prohvetite kaudu, siis on ta neil viimsel päevil meile rääkinud poja kaudu, kelle ta on pannud kõigi asjade pärijaks, kelle läbi ta on teinud maailma ajastud, kes olles tema au paistus ning ta olemuse kuju ja kandes kõike oma vägeva sõnaga, pärast seda, kui ta iseenese läbi oli toimetanud meie pattude puhastuse, istus ausuuruse paremale käele kõrguses. Tema on nähtamatu Jumala kuju, kõige loodu esmasündinu. Tema läbi on loodud kõik, mis on taevastes ja mis on maa peal, mis nähtav ja nähtamatu, olgu aujärjed, ülemused, valitsused, võimud. Kõik on loodud tema läbi ja temasse. Hebra 1:1-3, Kolossa 1:15-16. Kristus ei ole piibli järgi niisiis loodud olend. Oleme ka näinud, et Kristusel on tõepoolest identiteet Jumala pojana ja pühakirjas ei ole midagi, mis annaks põhjust arvata, et see on lihtsalt mingi roll või sõna poeg metafoorne kasutus. Kuna piibel näitab meile selgelt nii isa kui ka poja isikut, siis kas Jumala sõna räägib meile midagi ka isa-poja suhte tõelisusest, et mõistaksime, miks piibel nimetab Jeesust Jumala ainusündinud pojaks? Kas Kristus pärineb isast või on ta iseenesest eksisteeriv igavene isik, kes elab sama jumaluse sees koos isa ja püha vaimuga? Kolmainsusõpetuse kohaselt ei saanud Jumala poeg sündida isast, nii et nad oleksid olnud kaks eraldi olendit. Siin on meil õigus ja kohustus vaadata, mida pühakiri selle kohta ütleb. Igavene elu. Johannese 5:26. Sest otse kui isal on elu iseeneses, nõnda on ta andnud ka pojale, et elu on temas eneses. Need on Jeesuse enda sõnad Johannese evangeeliumi 5. peatükis, kus ta räägib pojale antud meelevallast. Siis Jeesus vastas ning ütles neile, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, poeg ei või iseenesest teha midagi, kui vaid seda, mida ta näeb isa tegevat. Sest mida isa teeb, seda teeb poeg, nõnda samuti. Sest isa armastab poega ja näitab talle kõik, mida ta ise teeb, ja tahab temale näidata suuremaid tegusid, kui need on, nõnda ette seda paneti imeks. Johannese 5:19-20. Tsiteeritud salmis avaldab Jeesus midagi väga üllatavat. Poeg ei ole saanud isalt mitte ainult kogu meelevalda, vaid ka elu. Ja millise elu on isa andnud oma pojale? Ta on andnud samasuguse elu nagu tema enda oma. Jumalal on elu iseendas, ta on iseenesest eksisteeriv, igavene, tal on vägi ka surma üle. Piibli 1992. aasta tõlkes, eestikeelne tõlge 1968, on öeldud, sest otse kui isal on elu iseeneses, nõnda on ta andnud ka pojale, et elu on temas eneses, Johannese 5:26. Selles salmis on kreekakeelne sõna zoe, mida kasutatakse piiblis just nimelt igavesest elust rääkides. Seega ei tähenda see üksnes seda, et Jeesus sai inimesena elu oma isalt, vaid see väljendab ka tema jumalikku päritolu. Ja ainult Kristuses on meil võimalik saada tõeline, igavene elu. Jeesus ütles, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et kui te ei söö inimese poja liha ega joo tema verd, siis ei ole elu, zoe, teis enestes. Johannese 6:53. Me võime olla elus meditsiinilises mõttes, kuid alles siis, kui me võtame vastu Jeesuse Kristuse oma issanda ja päästjana, oleme surmast läinud ellu. Johannese 5:24. Jumal on meile andnud igavese elu, zoe, ja see elu, zoe, on tema pojas, 1. Johannese 5:11. Seega ütleb piibel, et igavest elu saab anda ja saada.
Meie võime saada igavese elu ainult Jumalalt, tema poja kaudu, kuid see ei tee meid siiski eluallikateks, nagu on Jumal ja tema poeg. Seega ütles Jeesus, et elu, mis on isal, jumalik elu, on ka pojal, ainult et poeg on selle elu saanud ja isa on selle elu andnud. Jumal viis oma loomistöö lõpule oma poja kaudu, sest isa elu voolab loomingusse tema poja kaudu. Ja seetõttu ütleb Jeesus, sest otse kui isa äratab üles surnuid ja teeb elavaks, nõnda teeb ka poeg elavaks, keda tahab. Johannes 5:21. Seega õpetab Piibel, et isa on kõigi asjade allikas, kes on andnud kõik oma pojale, sealhulgas tema elu. Isa on seega Piibli ainus tõeline Jumal identiteedi poolest, samas kui poeg on Jumal olemuselt ja loomuselt, kuid mitte identiteedi poolest. Ainusündinud poeg. Kui Piibel ütleb, et isa andis pojale elu, siis loomulikult huvitab meid, millal see toimus. Kas Piibel räägib sellest? Õpetussõnade 8. peatüks räägitakse kontekstuaalselt issanda tarkusest, kuid teksti lähemal analüüsimisel näeme, et tarkust kirjeldatakse seal pigem personaalse olendina kui Jumala omadusena. Tekstis räägitakse ka sellest, kuidas tarkus tekkis või sündis. Kui see oleks Jumala omadus, jõuaksime kummalisele järeldusele, et Jumal ei olnudki tark enne tarkuse sündimist. Kristus, kes on Jumala sõna, on Piiblis ilmutatud ka Jumala tarkusena, vaata 1. Korintuse 1:24, 20 ja 30. Kristuses peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse aarded, Kolossa 2:3. Kõige selle põhjal on paljud Piibli tõlgendajad järeldanud, et õpetussõnade 8. peatükk räägib Kristusest, sealhulgas ka Ellen White, Patriarhid ja prohvetid, lehekülg 14. Vaatame, mida Kristus ütleb enda kohta kuningas Saalomoni kaudu. Õpetussõnad 8:22-30. Issand lõi mind oma töö alguses, esimesena oma töödest muistsel ajal. Igavikust alates on mind eraldatud ürgajast peale enne maailma algust. Ma olen sündinud enne sügavusi, enne kui puhkesid allikad. Veel enne kui mäed paigale pandi, enne künkaid sündisin mina. Kui ta veel ei olnud teinud maad ega maastikku, ei maailma esimest tolmukübetki. Kui tema valmistas taevad, olin mina seal. Siis, kui ta joonestas sööri sügavuse pinnale, kui ta kinnitas pilved ülal, tegi võimsaks sügavuse allikad, kui ta merele pani piiri, et veed ei astuks üle tema käsust, kui ta kinnitas maa alused, siis olin mina tema kõrval kui lemmiklaps, olin päevast päeva temale rõõmuks, mängisin igal ajal tema ees. See tekst räägib meile paljustki Kristuse päritolu kohta. See kinnitab taas, et Kristus on kõige loodu esmasündinu, Kolossa 1:15. Enne kui Jumal oli midagi teinud, sündis tema poeg. Kristus kirjeldatakse kui esimest Jumala tööd enne aegade algust, 22. salm. Soome vanemad piiblitõlked ütlevad 22. salmi alguses: Issand lõi, soome keeles loi, mind oma tegude esmasündinuks. Kuid hilisem tõlge omisti ehk andis, pühendas on parem, arvestades Piibli üldist konteksti. Piiblist näeme, et ka ingleid nimetatakse Jumala poegadeks, Hiobi 38:7. Aga inglid on loodud olendid, Hesekieli 28:15. Ka päästetuid võib Kristuse päästetöö valguses kutsuda Jumala poegadeks ja tütardeks. Ja Aadam, esimene inimene, kes on loodud Jumala näo järgi, on samuti Jumala poeg. Kuid Kristus ei ole loodud nagu inglid ega ole ka Jumala poolt lapsendatud nagu meie, patused hinged. Ta on Jumala ainusündinud poeg, sündinud enne loomist. Põlvnemine on muistseist päevist, igiaegadest.
Aga sina, Betlem, Efrata, olgugi väike, et olla Juuda tuhandete seast, sinust väljub mulle see, kes saab valitsejaks Iisraelis ja kelle põlvnemine on muisteist päevist, igeaegadest. Miika 5.1. Ta on sündinud isast viisil, mis on ainulaadne ja omane ainult Jumala ainusündinud pojale. Samas ütleb õpetussõnade tekst, et Kristusel on päritolu. Igavikust alates on mind eraldatud ürgajast peale enne maailma algust, õpetussõnad 8.23. See salm ütleb sama asja kahel viisil, nagu on kombeks Heebrea tarkuse raamatutes. Seega on Kristuse igavikulisusel algus. Aga millal see algas? Piibel annab tunnistust, et Kristuse päritolu ulatub nii kaugele minevikku, et see on varasem kogu loomisest. Ta on Jumala loodu algus, Ilmutuse 3.14, sest kõik on loodud tema kaudu. Tema identiteet ulatub igavikku, sest alles loomistegudel on kindel aeg ja koht. Jumala olemasolu on ajast sõltumatu ja väljaspool aega. Meie, loodud ja surelike inimeste jaoks on tema poja olemasolu sama igavene, sest see eelneb kogu loomisele. Kristus on tõesti Jumala loomistöö algus, sest tema läbi ja temasse on kõik loodud. Kolossa 1.16-17. See mõte on olemas ka õpetussõnade 8. peatüki salmis 30. Issanda loomistööga seoses ütleb Kristus. Siis olin mina tema kõrval kui lemmiklaps. Heebrakeelset sõna amovn võib tõlkida ka nii. Siis olin mina tema kõrval kui arhitekt, oskuslik meistrimees. Taaskord näeme, et isa ja poeg tegutsesid koos kogu loomistöö vältel. Seega annab Piibel meile piisavalt valgust, et küsida, millal isa andis elu oma pojale, et ka temal oleks elu iseendas. Me ei pea selles suhtes teadmatuses vaevlema, kuid samas ei ole mõtet selle üle rohkem asjatult spekuleerida kui Piiblis kirjas. Järgnevalt võime vaadata, kuidas Piibel vastab küsimusele, kuidas Jumala poeg on isast sündinud.